tere pealelõunat. Esindan Rakvere metsaühistu ja Aljala soojuse või siis Aljala soojatarbijate ühistu mõtet ühisest energiaühistust. Meie taust või minu taust, millelt me alustasime, oli ikkagi see, et meil on 4000 ja rohkem tundi aastas vaja radiaatorist sooja saada või ahju kütta. Ja samal ajal on meil üle poole Eesti pinnast metsaga kaetud, ehk ressurss on piisav kui rohkem. Ja tänane skeem, mis metsas maakondade kaupa toimib, on enam-vähem selline, et omanik müüb oma puiduettevõtjale, sealt osaliselt tekib kütust, mis müüakse soojusettevõtjale ja tarbija saab siis selle lõpuringi ehk kõik on vahelt oma kasumi välja võtnud, tema saab siis selle endale. Meie mõte oli sellise skeemi järgi ehk siis iseendale energia tootmine ja kellegile vahelt kasu maksmata ehk siis soe tuba soojuse oma hinnaga. Üks ühistu mõte ehk siis nagu siin täna on ka räägitud, et võtame sellise tarne metsaühistu kui energiaühistu osanik, kogu tarne ajal tuleks siis ühest kohast, metsaomanikel on olemas ressurss, Aljalas on olemas kohaliku omavalitsuse omandis olev soojusettevõte ja organiseerunud soojustarbijad ehk korteriühistud. Nii et mida me tahtsime siit programmi kaudu teada saada, oli see, kas energiaühistu kaudu soojusvarustus lõpptarbijale soodsam, on see võimalik, see skeem. Ja plokina oleks siis selle eelmise skeemi järgi natuke teine, et metsaomanik, kelle ressursiks on kütus, metsaühistu, kes siis omanikke ühendab, ühiselt majandavad, on kütuse tootmine nende väljund, ja energiaühistu kui siis selle, ütleme, otse ressursi omanikult saadava energia muundamisel lõpptarbija, ehk siis oma tarbeks tootja. Ja selline skeem oli siis meie sisend siia programmi ja kui me jõudsime majandusanalüüsini ja õigusliku analüüsini, siis tekkis siia vahel üks plokk, ehk siis kohalik omavalitsus peab lähtuma riigihanketest ette osta ja see tähendab, et soojusettevõte peab minema turule endale hankima haket. Ja see võttis ka metsaühistu huvi siis ära, et igal hetkel ei ole ju kindel, et ta igas hankes võib olla võitja hakke pakkumisel. Ehk siis see kooslus hakkas nii-öelda murenema. Aga kuna meil see sooja nii-öelda ettevõte just samal ajal ka taotles juba toetust, nüüd me hakkasime hakkekatelt ehitama praktiliselt samal ajal, kui hakkas see mentorprogramm, nii et meil selle sügis saab oma hakkekatel ilusti valmis, et tehnoloogia valik enam ei olnud siin teemaks üldse, see oli juba tehtud. Ja selgus ka, et nii väikese mahu peale, nagu on vaja Aljala aleviku kütmiseks, ei ole mõistlik endal hakketehnoloogiat soetada, see läheb kallimaks, kui seda haket turult osta. Selle me saime siin majandusanalüüsi käigust seada, et see on ikka mastaabi nii-öelda äri, et mida rohkem sa hakkeühikuid suudad sealt toota, seda odavam nad tulevad, aga sellise väikse aparaadiga seda mahtu ei saavuta ja seda hinda ei saavuta. Ehk siis seda eeldust, et me saame soodsamalt sisendit oma soojatootmisse ei tekkinud ja me veendusime selles ka läbi arvutuste. Ehk see tähendab lõpptarbijale ehk soojustarbija jaoks soojuse hind seetõttu, et ta oleks ühistusse tulnud, ei oleks odavamaks läinud. Ja see näitab ka seda, et soojaettevõte täna töötab efektiivselt. Ja seesama hanketeema siis ja nende kahe põhilise argumendi tõttu siis me ei peitnud pead liivale ja ei hakanud nii-öelda koosolekutelt eeman hoidma, vaid me võtsime otsuse vastu, et me energiaühistuna edasi ei liigu, aga lähme programmi nii-öelda selgsirgelt lõpuni ja jagame oma kogemusi. Ja mina endiselt usun, et seesama soojatarbijate ühistu idee kannab väga hästi, võib-olla mõnes teises kohas, antud hetkel mitte Aljalas, aga on väga häid näiteid Eestis, kus ta juba kannab, on 10 aastaid kandnud, nii et see soojatarbijate ühistu ei ole mitte midagi uut, see on lihtsalt, ma arvan, vaja seda propageerida ja laiemalt kasutusse võtta. Ressurssi meil on, nagu te isegi teate, siin jääb nii põhku kui halge kui puidujäätmeid üle, on need vaja lihtsalt korraliku tehnoloogiaga ära põletada efektiivselt toasoojuseks. Ja see oligi see meie kogemus ja mõte. Aitäh sulle, Aare. Võta ka hetkeks istet. Ja
Haljalat on kommenteerimas Ülo, sina? Jah, seoses selle Haljalaga mul tuleb meelde üks natuke analoogne juhtum, mis oli kas oli 3-4 aastat tagasi, võib-olla Indrek Jakobson mulle suudab meenutada, et oli plaanis metsaühistu baasil luua energiaühistu Saare vallas Jõgevamaal. Ja peaaegu juba loodigi ja ka metsaühistu muretses omal akkeseadmed. Aga seal olid muid põhjused, miks see siis lõpuks ikkagi ära jäi. Aga samasugused skeemi järgi töötavad asjad väga hästi Soomes. Et seal metsaühistud ongi piltlikult öeldes energiaühistud, sest ta ei ole ennast formeerinud või ütleme juriidiliselt energiaühistuks moodustanud, vaid metsaühistud on soostootjad. Suhteliselt tõredad, niisugused vähe asutatud piirkondades nagu Karjala on, Ida-Karjala ja väga suured metsaressursid on, seal on palju metsaühistuid ja nad on võtnud rendile või on ostnud omale asulate katlamajad ja müüvad soojust. Võrgud on reeglina omavalitsuse omad ja omavalitsus arendab võrkusid ja tema müüb siis soojust võrku. Ja see hakkab sellest, et tehakse kas arvendusraiet või siis kuni lõpuks siis lageraie raiejäätmed kasutatakse ära. Ja need on reeglina odavamad ikkagi kui mingid suurfirmad, sest et suurfirmad seal niisuguste pisikeste asjadega ei taha tegeleda. Need on kuskil mujal, kus on suurem tarbijaskond. Nii et seal on ta väga levinud ja selle näitel omal ajal ja siin Erametsakeskusega tahtsime siin Eestisse ka tuua. Aga nüüd on siis Eestis teine katsetus, nii et ma loodan, et nii mõnegi koht saab ikkagi ellu viidud ja tegelikult siin on jah, sul on õigus, et võib-olla sellega sai natuke liiga hilja seal alustada, et te olite juba enam-vähem juba otsustanud, mis te seal teete ja mismoodi see kõik läheb. Aga see ei tähenda, et kuskil mujal, kus analoogne situatsioon on, et ei pruugiks siis energiaühistu tekkida või siis ka, et on metsaühistu, ma ei tea, siis juriidiliselt vormistamist energiaühistuks või lihtsalt hakkab soojust pakkuma. Aitäh. Moonika, sul? No tõesti, see oli nii, et kui ma Aarega kohtusin, siis tegelikult see oli kohe selge, et tegelikult juba see arusaam, et see mudel ei pruugi toimida, kuna kohalik omavalitsus on allutatud hangete korrale ja metsaühistu ei pruugi olla see kõige kindel võitja, eks ole. Et seetõttu see konkreetne mudel on natuke riskantne, et see lõpuni viia, aga seal oli teine väga oluline otsustuskriteerium veel, oli nimelt selles, et Haljala soojus on samal ajal ka veeettevõte ja kui see 2 ettevõtet lüüa nüüd pooleks, siis majanduslik mõte kaob suure tõenäosusega ära. Nii varade lahutamine kui teenuste või siis ütleme selle juhtimise poole lahutamine ei tundunud mõistlik sellise kohaliku omavalitsuse puhul. Nii et hea on see, et jõuti kiiresti otsusteni, et mitte seda teha. Teistpidi jälle need ideed, mis seal on, võivad tõesti toimida väga hästi teiste koosluste puhul. Aitäh. Saalist kiire küsimus on, ei ole? Ei ole. Aitäh, Aare. Oota.